Hei! Ta on nagu, tead küll, ma ei tea. Relvarahu jõustumisest on möödus üle 2 päeva ja ainult 7 laeva on Helmusi väinast läbi sõitnud. 6 neist olid kaubalaevad ja ainult 1 oli naftatanker, mis kuulus hiinlastele. Relvarahu kehtib endiselt, kuigi meil on olnud palju nappe olukordi. Vähemalt USA seisukohast ei vii USA Iraanis enam rünnakuid läbi. Aga Iraan on jätkanud rünnakuid Pärsia lahe riikide vastu. Iisrael on jätkanud rünnakuid Liibanoni vastu ja Hezbollah on jätkanud rünnakuid Iisraeli vastu. Nii et teatud mõttes käivad lahingud endiselt edasi, kuid tundub, et relvarahu peab siiski vastu. Põhjus, miks ma seda ütlen, on see, et Iraan ei ole läbirääkimistest loobunud. Aga mida Iraan on teinud, on see, et nad on avalikult teatanud, et nad ei ava Hormuzi väina kogu relvarahu vältel tavapärasele liiklusele. Ma arvan, et nad tahavad oodata pikaajalise rahuleppeni. Siin on rohkem üksikasju. Jätkame jälgimist tund tunnilt. Sama teeb ka Valge Maja ja Conor Hansen annab värskenduse Valge Maja põhjapoolsed murud. Conor, tere hommikust sulle! Bill, tere hommikust! Vaid mõned laevad on suutnud Hormuzi väinast läbi pääseda alates relvarahu algusest. Ja küsimused selle üle, kas väin on tegelikult avatud, võivad seda juba niigi habrast kokkulepet proovile panna. Siiani on Iraan hoidnud olulist laevateed tugeva kontrolli all, väidetavalt öeldes vahendajatele, et piirab liiklust umbes 10 laevale päevas. Ja need laevad võivad olla sunnitud maksma teemaksu ja koordineerima tegevust islamirevolutsiooni kaardiväega. Firma Kepler andmetel läbis väina eile vaid 5 laeva. Ja mereliikluse andmed näitavad, et mitte kõik neist ei vedanud toornaftat. Praegu saame selle kohta tegelikult rohkem üksikasju Vene meediast kui Iraani meediast. Ja Moskva andmetel on Iraan teatanud, et lubab selle vaherahu kokkuleppe raames läbi Hormuzi väina päevas mitte rohkem kui 15 laeva. Praegu ei ole me tegelikult kindlad, kas see 15 laeva piirang oli osa vaherahu kokkuleppest või mitte, sest keegi pole seda kokkulepet avalikustanud. Kõik on avaldanud need kokkuleppe osad, mis toetavad nende seisukohta, kuid enamik sellest, millest tegelikult kokku lepiti, on siiani teadmata. Räägin sellest kohe varsti, aga enne seda vaatame üle, miks see vaherahu kokkulepe tundub nii habras olevat. Ja see on suuresti seotud rünnakutega, mis veel jätkuvad, alustades Iisraeli rünnakust, mis toimus Liibanoni kohal. Ja see oli seni suurim rünnak selles sõjas, mis algas umbes 40 päeva tagasi. Vaatame kiiresti üle Iisraeli ja Hezbollahi sõja tausta, sest sellest pole me kanalil eriti rääkinud. Kohe pärast Iisraeli, Iraani ja Ameerika Ühendriikide sõja algust hakkas Hezbollah solidaarsuses Teheraniga tulistama rakette Lõuna-Liibanonist Iisraeli suunas. See ajendas Iisraeli praegust pealetungi Hezbollah vastu ja see on iseenesest eskaleerunud. Praegu ei mängi Ameerika Ühendriigid mingit rolli Iisraeli sõjas Hezbollah vastu, kuid nad on osa sõjast, mis toimub Iraanis. Nagu te mäletate, oli läbirääkimiste ajal üks punktidest, mida USA pidevalt rõhutas, see, et Iraan lõpetaks oma proksi-rühmituste toetamise üle maailma. Põhimõtteliselt lõpetaks neile raha andmise. Hezbollah on kaugelt suurim proksi-rühmitus, mida Iraan on toetanud. Ja just sellepärast hakkas Hezbollah kohe pärast seda, kui Iisrael ja Ameerika Ühendriigid alustasid rünnakuid Iraani vastu, tulistama rakette Iisraeli pihta. Teatud mõttes teeb Hezbollah seda solidaarsuses Teheraniga. Aga siin on ka rahaline külg. Iraan on sisuliselt maksnud Hezbollah arved, nii et nad peavadki Iraani eest võitlema, kui nad tahavad, et tulevikus Iraanilt raha edasi tuleks. Iisraeli vaatenurgast on mõistetav, et nad hakkasid Hezbollah sihtmärke ründama, sest just Hezbollah alustas esimesena rakettide tulistamist Iisraeli pihta. Aga minu jaoks on natuke kummaline see rünnak, mis eile toimus. Nagu ma enne ütlesin, see oli selles sõjas seni kõige suurem rünnak. See oli suurem kui rünnak, mis kõrvaldas Khamenei, aga samas tema oli maa peal, nii et tema kõrvaldamiseks polnud suurt rünnakut vaja. Kuid ikkagi, see oli seni kõige suurem rünnak. See toimus piirkonnas, mida Iisrael pole varem eriti sihikule võtnud. Ja see oli ka tsiviilpiirkonnas, kus Iisrael tegelikult ei andnud inimestele mingit hoiatust evakueerumiseks enne rünnakut. Sellepärast näemegi piirkonnas nii suurt ohvrite arvu. Kui ma seda neljapäeva hommikul salvestan, on ohvrite arv üle 200. Rohkem kui 200 inimest on surnud ja üle 1000 inimese on selles rünnakus vigastada saanud. Ja igal poolt on laialdane vastureaktsioon. Euroopa riigid mõistavad selle rünnaku hukka. Iraan mõistab rünnaku hukka ja nad püüavad seda kasutada ettekäändena läbirääkimistest taganemiseks. Iraan on olnud kindlameelne selles osas, et Liibanon oli relvarahu kokkuleppesse kaasatud. Ja see tähendab, et see rünnak on sisuliselt Iisraeli poolt selle kokkuleppe rikkumine, milles Iraan, Ameerika Ühendriigid ja Iisrael kõik kokku leppisid.
Nüüd, kohe varsti räägime kõigest sellest, mis Liibanoni ümber on toimunud ja kas see oli osa relvarahust või mitte. Aga mis veelgi tähtsam, kõige olulisem siin on see, et Liibanoni rahvas, kes tegelikult sellest kannatab, sest ma ei ole kindel, kas paljud teist teavad, aga Liibanoni valitsus ja enamik Liibanoni elanikkonnast ei nõustu Hezbollahga. Nad tahavad, et Hezbollah lahkuks riigist. Kahjuks on Hezbollah lihtsalt nii tugev, et isegi Liibanoni valitsusel ei ole piisavalt jõudu, et minna ja nad riigist välja ajada. Ja Hezbollah on see, kes tulistab rakette Iisraeli pihta ning siis Iisrael vastab sellele. Aga selles sõjas kannatavad inimesed on Liibanoni rahvas, kes tegelikult ei taha selle sõjaga midagi pistmist olla. Siin on selle kohta rohkem üksikasju. Erinevate liibanonlaste poolt mulle väljendatud viha. Ma käisin kohtumas valitsuse ministritega, kohtusin riigiametnikega, International Rescue Committee klientidega ja meie enda töötajatega. Viha on laialt levinud. On viha Hezbollah vastu, et nad on Liibanoni sõtta tõmmanud. On viha Iisraeli vastu sellepärast, kuidas nad kampaaniat läbi viivad. On viha Ameerika vastu, on viha oma enda valitsuse vastu, on palju viha. Ja pinged on kõrged, sest terve ühiskond on ohus. Teiseks on ka viha selle üle, et Liibanon on tähelepanuta jäetud kriis. Seda eiratakse. Aitäh, et kutsusid mind oma saatesse rääkima Liibanonist. Aga minu enda organisatsioonis oleme pidanud viimase aasta jooksul vähendama Liibanonis töötavate töötajate arvu umbes 220-lt 105-le, just nende rahastuse kärbete tõttu, millest sa räägid. Üle maailma on viimase aasta jooksul humanitaarabi vähendatud umbes 50% võrra eesotsas USA-ga. Kuid see ei ole ainult USA nähtus. Kahjuks on ka Ühendkuningriik, Saksamaa ja Prantsusmaa oma abiprogramme kärpinud. Euroopa Liit ei ole oma abiprogrammi kärpinud. Ma arvan, et see on väga märkimisväärne. Seega süvendavad abikärped probleemi veelgi. Ma tahan lihtsalt teie tähelepanu millelegi juhtida. Center for Global Developmenti, väga lugupeetud organisatsiooni, uued uuringud on juba näidanud, et eelmise aasta abikärped on toonud kaasa konfliktide kasvu 5% võrra. See on väga ohtlik nõiaring, millest peame aru saama. Jah, tegemist on poliitikaga, mis on lagunenud, kuid see puudutab ka inimlikkuse põhialuseid, mis on lagunenud. Ja ma ei taha jätta muljet, nagu Hezbollah ei oleks üldse süüdi, sest ka täna, kui ma seda neljapäeval salvestan, tulistab Hezbollah endiselt rakette Iisraeli pihta. Seega on loogiline, et Iisrael sellele reageerib. Aga mis mulle arusaamatuks jääb, on see, et Iisrael vastas ühe selle sõja suurima rünnakuga kohe pärast relvarahu välja kuulutamist. Ja meil on ka teateid Iisraeli meediast, mis vihjavad, et Iisraeli peaminister ja Iisraeli valitsus ei olnud relvarahuga eriti rahul. Nii et on väga lihtne näha, kuidas tundub, et Iisrael üritas teha midagi, mis kogu relvarahu ja läbirääkimised rööpast välja viiks. Nüüd tahamegi rääkida segadusest Liibanoni ümber. Vaadake seda esialgset postitust või avaldust, mille president Trump tegi relvarahu välja kuulutamisel. Selles postituses ei mainita Liibanoni mitte kusagil. Aga nüüd vaadake seda postitust Pakistani peaministrilt, kes on läbirääkimistes väga suurt rolli mänginud. Pakistan on vahendaja Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel. Ja selle postituse järgi näete seda 3. real. Kohene relvarahu kehtib kõikjal, sealhulgas Liibanonis ja mujal. Nii et selle postituse põhjal on selgelt näha, et Liibanon on relvarahu osa. Ja need postitused ilmusid enne, kui mõlemal poolel mingit tulistamist toimus. Nüüd, see on see postitus. See on täpselt see postitus, mida Iraani ametnikud uuesti jagavad, öeldes põhimõtteliselt, et vaadake ise. Juba algses postituses öeldi selgelt, et Liibanon oli relvarahu osa. Ja sellepärast rikubki Iisrael põhimõtteliselt relvarahu. Aga USA ametnikud ütlevad nüüd tegelikult avalikult kaamera ees, et Liibanon ei olnud tegelikult üldse relvarahu osa. Siin on asepresident J.D. Vance'i avaldus. Enne kui seda vaatame, väike meeldetuletus vajutada allpool olevat meeldib nuppu ja tellida kanal. See aitab meid tõesti algoritmis. Nüüd, siin on see klipp. Ma tegelikult arvan, et siin peetakse palju ebasiiraid läbirääkimisi ja palju pahatahtlikku propagandat. Ma arvan, et see tuleneb siiski tõelisest arusaamatusest. Ma arvan, et iraanlased arvasid, et relvarahu hõlmab ka Liibanoni, aga tegelikult ei hõlmanud. Me ei andnud kunagi sellist lubadust. Me ei viidanud kunagi, et see nii oleks. Me ütlesime, et relvarahu keskendub Iraanile ning relvarahu keskendub Ameerika liitlastele, nii Iisraelile kui ka Pärsia lahe araabia riikidele. Nagu ma aru saan, on iisraellased, ma peaksin lennukile minnes saama sellest ka põhjalikuma ülevaate tegelikult pakkunud, et nad hoiavad end Liibanonis veidi tagasi, sest nad tahavad olla kindlad, et meie läbirääkimised õnnestuvad.
See ei ole sellepärast, et see oleks osa relvarahust. Ma arvan, et iisraellased püüavad meid edu saavutamiseks ette valmistada ja loomulikult näeme, kuidas see järgmiste päevade jooksul areneb. aga vaadake, kui Iraan tahab lasta neil läbirääkimistel kokku kukkuda. Konfliktis, kus nad said Liibanoni pärast kõvasti pihta, millel pole nendega mingit pistmist ja mida Ameerika Ühendriigid pole kordagi nimetanud relvarahu osaks, on see lõpuks nende enda valik. Meie arvates oleks see rumal, aga see on nende valik. Sama sõnumit kordas ka president Trump ise. Isegi Valge Maja pressiesindaja kordas seda kõigi ajakirjanike ees. Põhimõtteliselt ütleb USA, et Liibanon ei olnud relvarahu osa. Iraan ütleb, et oli. Ja loomulikult tekitab see segadust selles osas, kas relvarahu kestab või mitte. Õnneks näib neljapäeva hommikuse seisuga, et relvarahu peab. Aga oluline proovikivi relvarahule tuleb homme või tehniliselt öeldes juba täna öösel USA aja järgi, sest siis on Islamabadis Pakistanis hommik. Ja seal peaks toimuma silmast silma kohtumine USA delegatsiooni ja Iraani delegatsiooni vahel. Kui Iraan sellele kohtumisele ilmub, tähendab see, et nad on valmis läbirääkimisi jätkama. Kui Iraan sellele kohtumisele ilmu, tähendab see, et relvarahu on sisuliselt läbi. Nüüd on Iraan avalikult öelnud, et nad tühistavad kohtumise, kui Iisrael jätkab rünnakuid Liibanoni vastu. Aga nende teadete põhjal, mis on välja tulnud, ei tundu, et kohtumine oleks veel tühistatud. Jällegi, see ei pruugi palju tähendada. Tõeliselt oluline on see, kas nad ilmuvad kohale või mitte. Pole tähtis, mida nad räägivad. Aga vähemalt praeguse seisuga tundub, et nad on tulemas kohale. Nüüd on palju liibanonlasi või võib-olla Hezbollah toetajaid, kes on selle pärast väga vihased. Sest nende vaatenurgast tundub, et Liibanoni inimesi pommitatakse. Samal ajal on Iraan valmis silma kinni pigistama ja läbirääkimisi jätkama. Sest Iraani huvitab loomulikult ainult Iraan. See on midagi, mida me oleme kogu selle aja nõudnud. Iraanile ei lähe Liibanon tegelikult korda. Nad on kasutanud Hezbollah selleks, et hoida sõda oma territooriumist eemal. Kahjuks iraanlastele või kahjuks Iraani režiimile see ebaõnnestus kohutavalt. Aga nüüd saavad inimesed aru, millised olid Iraani eesmärgid kogu selle aja. Nüüd toob see kõik meid Iraani 10-punktilise rahuplaani juurde, mille Iraan saatis Ameerika Ühendriikidele enne, kui relvarahu kokku lepiti. Seejärel ütles president Trump oma avalikus pöördumises, et 10-punktiline rahuplaan oli väga toimiv alus, mille põhjal läbirääkimisi pidada. Paljud inimesed arvasid nüüd, et USA oli juba nõustunud kõigi selle 10-punktilise plaani punktidega. Aga USA ei öelnud seda üldse. Mitte keegi USA poolelt ei öelnud seda. See on midagi, mida Iraan on oma siseuudiste kanalites veidi propageerinud, kuid isegi Iraan ei ütle seda rahvusvaheliselt avalikult. Aga tead mis? See pole isegi kõige segasem osa. Segadust tekitav osa on see, et pole olemas ühtset 10-punktilist rahuplaani. On 3 erinevat 10-punktilise rahuplaani versiooni. Ja see versioon, mida USA tegelikult mõistlikuks pidas, on see, mida pole kunagi avalikustatud. Siin räägib asepresident J.D. Vance sellest taas. Ma arvan, et on väga oluline, et Ameerika meedia oleks selle konkreetse küsimuse puhul Ameerika rahva suhtes aus. Sest see mõjutab mitte ainult tavapäraseid avaliku poliitika küsimusi. See mõjutab tegelikult rahu ja sõda. Ja siin on see, mida ma mõtlen. Viimase paari päeva jooksul olen näinud palju Ameerika meediakajastusi iraanlaste tehtud 10-punktilise ettepaneku kohta. Nüüd, kuna ma olen sellega seotud olnud, siis ma tean, et on vähemalt 3 erinevat 10-punktilist ettepanekut, mida ma olen ringlemas näinud. Esimene 10-punktiline ettepanek oli midagi, mis esitati ja ausalt öeldes arvame, et selle kirjutas tõenäoliselt ChatGPT ning see esitati Steve Witkoffile ja Jared Kushnerile. See läks kohe prügikasti ja lükati tagasi. Oli ka teine 10-punktiline ettepanek, mis oli palju mõistlikum ja põhines meievahelisel arutelul. See on see 10-punktiline ettepanek, millele president eile oma Truthi postituses viitas. Ja ausalt öeldes olen ma näinud ka 3. 10-punktilist ettepanekut, mis on isegi veel maksimalistlikum kui esimene 10-punktiline ettepanek ja mis on ringlemas erinevates sotsiaalmeediakanalites. Nüüd, mis selle kõige juures huvitav on see, et ma olen näinud erinevaid väljaandeid. New York Times, CNN ja teised võtavad selle üles ja levitavad. Algne 10-punktiline ettepanek põhines sisuliselt vaid ühel juhuslikul Iraani elanikul, kes esitas selle kohalikule kogukonnatelevisioonile Iraanis. Ja siis väidavad nad, et see kuidagi esindab valitsuse läbirääkimispositsiooni. See on sama, kui näiteks mõni demokraatliku partei volinik Boise's Idahos ütleks midagi hullumeelset. Kohalik kogukonna televisioon korjab selle hullumeelse avalduse üles ja siis New York Times esitab seda kui Ameerika Ühendriikide presidendi seisukohta. Sellel pole mingit mõtet. See, mis Iraanis koha peal toimub, on see, et valitsuse seisukoht
on selgelt Ameerika Ühendriikidega läbi rääkida. Ameerika Ühendriikide presidendi seisukoht on saata läbirääkijad Pakistani ja pidada neid läbirääkimisi heas usus. Ja siis on tõesti mõned hullumeelsed inimesed Iraani äärmuslaste seas, kes lekivad anonüümselt kas propagandaks, piinlikkuse tõttu või sellepärast, et neile ei meeldi toimunu. Ja see on midagi, millest me oleme natuke rääkinud, mitte väga palju, kuid Iraani sees, režiimi sees on erinevad fraktsioonid, kes tahavad erinevaid asju. Sellepärast oli Ameerika Ühendriikide jaoks nii oluline välja selgitada, kelle käes on võim ja siis pidada läbirääkimisi selle fraktsiooni või selle inimesega. Aga nagu te näete oma ekraanil olevast raportist, on isegi tänapäeval Iraanis inimesi, kes ütlevad, et Iraan ei peaks Ameerika Ühendriikidega läbi rääkima. Iraan ei peaks nõustuma 2 nädala pikkuse relvarahuga. Ja mõned neist inimestest on Hezbollah toetajad ning nad tahavad seda teha seetõttu, et toimus see rünnak. Ja mõned neist inimestest lihtsalt tahavad, et sõda jätkuks. Paljud Iraani revolutsioonilise kaardiväe IRGC komanderid on selle sõja tõttu saanud Iraani ühiskonnas palju rohkem võimu ning nad ei taha, et sõda lõppeks. Nad tahavad olla kindlad, et Iraani revolutsiooniline kaardivägi IRGC on ainus organisatsioon, mis jääb alles, kui kõik on läbi. Ja nad tahavad kindlustada, et nad loovad Iraanis mingisuguse sõjalise diktatuuri. Iraan on juba praegu diktatuur, kus kõrgem juht on diktaator. Aga paljud inimesed tahavad luua mingit teistsugust diktatuuri, kus neil oleks rohkem võimu. Põhimõtteliselt tähendab see kõike seda, et Iraanis on erinevad fraktsioonid, täpselt nagu siin Ameerika Ühendriikides. Olen kindel, et ka Euroopa riikides on erinevad fraktsioonid. Igas riigis on see olemas. Ja paljud neist erinevatest fraktsioonidest tahavad millegi muud. Oluline on see, mis juhtub homme läbirääkimistel, mis tehniliselt toimub täna öösel USA aja järgi, sest Pakistanis oleks siis hommik. Nii et kindlasti vajuta allpool tellimisnuppu, kui meil on rohkem infot läbirääkimiste kohta, kas need toimuvad või mitte. Ja kui need toimuvad, siis mida arutatakse? Me teeme kindlasti homme teile uue värskendatud video, nii et näeme homme. Et mõista, miks Iraan praegu nii käitub, peame tagasi minema ja vaatama, kuidas Iraan jõudis sinna, kus ta täna on. See ei tähenda ainult tagasiminekut aastasse 1979, kui toimus islami revolutsioon. Tegelikult peame minema veelgi kaugemale tagasi, kui 19. sajandil valitses Iraanis Karjari dünastia ja vaatama, kuidas tollase valitseva klassi otsused mõjutavad Iraani tänaseni. Noh, tead mis, just täpselt seda me teemegi oma mitmeosalisel taskuhäälingul, mis just täna välja tuli. Nii et kui sind huvitab Iraani ajalugu ja see, kuidas me jõudsime tänasesse päeva, siis vaata see kindlasti üle. Saad seda vaadata, klõpsates kirjelduses olevatele linkidele või lihtsalt klõpsates oma ekraanil lõppekraani videole. Põhimõtteliselt klõpsates videole, mis on sinu ekraanil.